Tere kuulama Eestis loodava uue Eesti oma kindlustusühistu üks järjekordset podcasti. Täna on stuudios ettevõtjad Kait Liinev ja Tõnu Soodla. Mina olen vestluse juhtajakirjanik Neeme Raud. Alustame mitte kindlustusühistust üks endast, vaid teisest juba end tõestanud ühistust Tuleva, mille eesmärk on oma liikmete vara pikaajaline kasvatamine. Taavet Hindrikus, Tuleva ja Transferwise'i kaasasutaja on öelnud, et Tuleva on 2 ühes. Eesti põnevaim sotsiaalne ettevõtte ja inimeste huve kaitsev kodanikuühendus. Teie, Kait ja Tõnu, olete mõlemad Tuleva esialgsed liitujad ja olete seni oma otsustega rahul? Jah, sai toetatud esimeste hulgas ja see summa oli 10 000 eurot. Hiljem tuli seda toetust vist nii palju, et Tuleva oli sunnitud kõikidele natuke tagasigi maksma. Jah, ja mina vaatasin just eile järele, et ma olin 737 liituja. Minu panus sinna oli 5000, täna kahetsen, et rohkem ei pannud. Kui Tuleva turule tuli, siis loomulikult kaasnes ju palju küsimusi. Mis andis teile julguse ja innu selle ettevõtmisega liituda? No ilmselt oli turul selline situatsioon, et Tuleva tulek oli nagu hädavajalik. Et ei olnud ju peale pankade teisi selliseid fonde ja Tuleva pakkus tootena indeksifondi, millest paljud teised pangad ei olnud isegi rääkinud selle võimalikkusest. Hoida kulud madalal ja see paljudele inimestele see mõte meeldis ja kuna läbi oli vist 3 miljonit, nii et nad pidid leidma 3000 inimest enam-vähem, kes siis panustavad ja see tuli neil päris kiirelt kokku. Kui palju mängis rolli see, et tegemist oli Eesti oma ettevõtluse? No on kindlasti, et ikkagi selline ühistuline tegevus ja kodanikualgatus on mulle olnud kogu aeg nagu meelepärane ja kuna kogu Tuleva protsess oli väga avatud, pidevalt oli teada, kui palju inimesi on liitunud, kui palju on raha kogutud, ta oli läbipaistev, siis see protsess mulle iseenesest meeldis, idee samamoodi väga. Nii et mina ka ei kahelnud, et see idee lendu tõuseb, et see raha kokku saadakse ja mind häiris ka kindlasti see, et iseenesest pensionifondide tootlus oli minu jaoks okei, aga kindlasti mitte kulud, et see kulude tase iga-aastaselt sõltuvalt, kuidas pensionifondil läheb, kas turg tõuseb või langeb, ikkagi kulu oli pidevalt seal 1-2% vahel, et sellest tõesti väga turul ei räägitud. Minu pensionifondi haldur samamoodi, nii et Tuleva idee oli hea. Mille poolest kindlustusäri tulundusühistu Tuleva loost erineb ja kas erineb? No minu arvates väga palju ei erinegi, et iseenesest Eestis kunagi on olnud kindlustusühistud väga suure turuosaga, ligi 40% turuosaga, et meil on tegelikult päris häid kogemusi koos midagi teha, et tuleb meelde kohe teeme ära, et samamoodi paneme jõud kokku, teeme ühiselt maailma puhtamaks, et siin kindlustusühistul on nagu sama mõte natukene, et paneme rahad kokku, võtame ühiselt riski ja maandame seda riski ühiselt. Kindlustus loomulikult on finantsteenuse valdkond, aga siit teie vastusest ma kuulen, et ikkagi see inimeste huve kaitsev kodanikuühendus on oluline määrav faktor. Ja ei, kodanik on ju hiljem ka kasusaaja, ehk siis kindlustusühistu hakkab oma kõikide osanike nimel ka töötama ja Tuleva puhul on ju ka, eks ole, et me kogume praegu pensionit ja samal ajal need inimesed, kes siis paigutasid selle algkapitali 3 miljonit, saavad sealt lisaks omanikutulu. Ja seda on päris kopsakalt juba kogunenud ilmselt ja kõik näevad seda oma väljavõtetel ja muidu see osa tulust läheks siis ilmselt fondi kasumisse ja oleks nagu nendele kogujatele ja nähtamatu teistes fondides, sama ilmselt ka kindlustusühistus. Kindlustusühistu üks kogub alles oma algkapitali. Kas te olete oma panuse juba andnud? Jah, mina olen praegu panustanud 20 000 eurot ja olen ilmselt plaanis on panna ka suurem
summa sisse hiljem. Vaatame, kuidas teised inimesed kaasa tulevad. Ja mina olen andnud lubaduse panustada, et ma pole veel jõudnud füüsiliselt, aga kindlustusühistul üks on olemas märkimisvorm, kus inimesed saavad oma lubaduse kinnitada ja kui siis on vajalik summa on koos, siis saab selle makse teha ära õigel ajal nii-öelda, et see saab selle raha panustada ja kokku. No mis ajagraafik teil praegu silme ees on? Millal see ettevõtmine võiks reaalselt tööle hakata? No vaatame, kuidas meie nii-öelda tuntuse kampaanial läheb, et eelkõige kordame veel kord, et kindlustusäri on usaldusäri ja tegelikult ka selle podcasti mõte on tegelikult inimestele näidata, et selle ettevõtmise taga on usaldusväärsed inimesed. Selle taga on nii ettevõtjaid kui ka neid inimesi, kes on kindlustusäris aastaid juba olnud. See peab olema ausate inimeste äri. Mina olen üks nõukogu liikmeid ka selles ettevõtmises ja näen, et inimesed teevad seda tööd innuga, vabatahtlikult. See ei ole mingi startup, et startupis on pisut teised reeglid. Me teeme oma tööd siin täna tasuta hea asja nimel. Et eesmärgiks ei ole kohe tulu teenimine, et tulud tõusevad 0-100. Ei, seda mitte, et ma olen kindlasti vaadanud ka seda äriplaani, et äriplaanis on ju ka kirjas, et esimesed 3 aastat on kindlustustegevus kahjumlik, kuna organisatsioon tuleb üles ehitada, infosüsteem tuleb luua, aga 4. aastast juba kasumlik ja kui me täna vaatame teiste kindlustusseltside kasumeid, siis need numbrid on päris korralikud, et seal on ikkagi turul kindlustusfirmade kasumid on kuskil 12,5 ja kohe vaatan järgi 27% kandis, et see netokasumi protsent on ju päris korralik, mis sa arvad, Tõnu? 27% netokasum. Tundub lausa imelisena. Jah, ja see ju, kuna enamus kindlustusfirmade omanikke on ju välismaal, eks ole, siis mingil hetkel see kasum rändab ka sinna. Et meil on ainult siin mõned kindlustusseltsid, mida võiks lugeda kodumaisel kapitalil ja need ka osaliselt. Jah, sest et üks oleks esimene päris Eesti kapitalil põhinev kindlustusäri, aga vaatame siis kindlustusturgu Eestis. Kindlustust on seni pakkunud välisfirmad. Teie endi senised kogemused? Vaatame võib-olla üksikisiku tasandilt, eraisiku tasandilt esmalt. Siin saab vaadata erinevaid tasandid, ettevõtja, eraisik, aga hakkame eraisikust peale. No mina ütleks nii, et ma olen 30 aastat kindlustusturul olnud nagu kliendi rollis, et üldiselt mul ei ole suuri pretensiooni nii-öelda liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse poolel, et ma ei ole kordagi põhjustanud ise ühtegi liiklusõnnetust ka, aga üldiselt kui ma olen teisel poolel ehk kahjukannataja, siis nende kahjude korvamine on läinud minule nagu ootuspäraselt. Küll aga mul on nagu suured pretensioonid kodukindlustuse osas, et nende aastate jooksul mul on olnud 3 kahjujuhtumit. Ühelgi puhul ma mingisugust kindlustushüvitist pole saanud, et need on päris markantsed juhtumid. Viimati oli mul kodukindlus siis juhtum Suvemajas Valklas, kus oli suur sükene veekahjustus, ehk oli väga suur torm ja tuul, mis siis pressis vintskapist sisse ja kahjustas teise korruse uut parkettpõrandat, et kahju oli suurusjärgus 5000 eurot. Ja kuna kindlustusleping ütleb, et mul on kogu riski kindlustus, seal on kenasti suurelt niimoodi kirjas, siis ma teatasin sellest juhtumist, käis koha peal ka ekspert, hindas kahjud üle, ütles, et jah, need kahjud kuuluvad hüvitamisele ja siis 2 nädala pärast sain kirja, et kuna teil ei ole ostetud lisa nii-öelda klauslit, et läbi konstruktsioonide imbuv vesi on eraldi nagu kindlustusliik, siis me seda kahju ei hüvita. Ehk siis, kui mul oleks olnud tuul rebinud ära katuse pealt, siis oleks mul tõenäoliselt kaetud see katuse asendamise kulu, küll aga mitte kogu vesi, mis sisse tuli ja parketirikkus ja mööblit kahjustas, seda ei oleks mul nagu nii kaetud. Ehk minu arvates on sellised juhtumid nagu kindlustusvõtjad petvad
No Ühendriikides, kus ma pikalt elasin, öeldakse, et see ongi selline kindlustusäri osa, et kui sa ei loe seda blueprinti või väikse kirjaga kirjutatud tingimuste kogu ja neid tingimusi ja reegleid on seal niivõrd palju, kui sa ei loe seda täpselt läbi, siis sa jääd ikkagi kaotajaks. Ja siin tundub samasugune näide, et kui oleks võtnud aega 1-2, et töötada kõik need dokumendid läbi, siis ilmselt oleks olnud selge kohe, et kindlustusfirma neid juhtumeid ei kata, aga suures plaanis jäi ju mulje, et kindlustus on olemas ja kõik on olemas. Ja aga neid kindlustustingimusi muudetakse iga aasta ja mulle siis ka kindlustaja ütles, et oi, et aga ma kindlasti mainisin seda sulle eelmine aasta, et meil muutusid tingimused ja konstruktsioonide osa läks siis sellest eelmisest lepingust välja, et ma kindlasti mainisin seda. No minul ei tule meelde ja mind häirib ka see, et see, kes sul kindlustuslepingu täna sõlmib ja see, kes kahjuga tegeleb, no ju 2 täiesti eraldi inimest. Sul on vastas täiesti nagu võõras inimene, kivi näoga räägib tema oma tõde ja jällegi sa väljud sellest olukorrast lollina, et ega seal mingisugust kaastundlikkust ei ole tõepoolest. Jäigi täiesti hüvitamata. Jah. Suunati lugema seda peenikest musta kribukirja teisel pool lepingu pöördel. No ja selliseid juhtumeid on mul veel 2. Üks veel markantne näide, et varas tuli siis sisse läbi esimese korruse akna ehk kõigepealt lõigati lõhki siis sääsevõrk. Kuna aken oli tuulutusasendis, siis suudeti ka see avada, sealt roniti sisse ja nüüd enne kui signalisatsioon tööle hakkas, kuna mul oli esimene korrus siis öösel valve all, siis selle aega jõudis ta ikkagi mingisugust elektroonikat kaasa võtta ja punuma pista ja siis siin oli kahjukäsitleja seisukoht selline, et ise olin hooletu, tuulutusasendusse keegi ei tohi oma akent jätta ja minu väitel, et katke siis vähemasti sääse võrgukulu, et see on ju katki väljapoolt lõigatud, siis selle peale keititi õlgu jällegi ja öeldi, et jällegi oma probleem. Ja veel üks näide. Ja veel üks näide kus oli. Kindlustus ei töötanud, aga jah, need panevad mõtlema, aga me jõuame kohe selleni, kuidas üks teeks teisiti, aga veel see näide, mis veel hingel on. Ja 3. juhtum oli selline, kus siis eramajas, ma elan Teletorni kandis, üks narkoman suutis sisse tungida garaaži ja kuna ehitus oli suhteliselt algusjärgus, garaaži uksel puudus lukustus ehk jällegi tõsteti lihtsalt füüsiliselt uks ülesse. Võeti nii palju, kui kätte juhtus ja hiljem siis politseis sain teada, et see sama kraam müüdi siis taksojuhtidele seal samas Pärnamäe teel maha kiiresti. Ehk minul oli nagu kahju saadud, tagasi ma neid asju ei saanud. Jällegi enam-vähem oma viga, eks ju, et olin hooletu. Et ust oli võimalik tõsta, kuigi see ukse kaal on pea 100 kilo ja annab ikka pingutada. Aga narkomaani... Kõik need 3 juhtumit olid ühe kindlustusfirmaga? Ei olnud, kõik olid 3, et iga kord ma nii palju õppisin, et vahetasin kindlustusfirmad ka. Aga et praktiliselt testisid 3 firmat läbi ja kõigis said negatiivse kogemuse. Täpselt nii. Millised on, Tõnu, sinu kogemused? Jah, mul nii markantseid lugusid rääkida ei ole, et kas on mul siis vedanud või ma ei oskagi öelda. Sa oled hoolsam lihtsalt. Ei ole ka jah selliseid olnud, kus oleks lihtsalt, ma olen ilmselt kindlustusele hea klient, et mulle õnnetusi ei juhtu. Aga ma arvan jah, et seda tüüpi lood panevad kukalt kratsima ja siis sa oled nagu... kuidas siis öelda, et kui sa oled juba 50-seks saanud ja sul on 5 kindlustusjuhtumid selja taga, et siis sa hakkad nagu aru saama, et mida sealt kindlustuslepingust siis nagu täpsemalt näpuga otsida tuleb ja kas see ikkagi siis nüüd katab kõik need võimalikud variandid, mis sul on elus ette tulnud. Kuna maailm on praegu nii kiiresti muutumas, koroona peale mõtleme, kliimamuudatuste peale, muutuste peale mõtleme, tulvaveed, igasuguseid juhtumeid võib tulla. Tundub, et kindlustusfirmad püüavad ajast ees olla ja pidevalt sinna kribukirja midagi uut lisada, nii et seal peabki tegelema praktiliselt igakuiselt võib-olla sellega, et kontrollida, kas kindlustus on olemas või mitte. Jah, minu poolt nii palju, et ma olen mõningate korteriühistute juhatuses ja olnud ja just
eelmine aasta oli meil siis korteriühistu kindlustus, tehti seda ümber ja mina siis ka palusin, ütleme siis, me suhtlesime kindlustusmaakleriga, palusin nendel siis lisaks tavalisele karbikindlustusele, mis on nagu enesestmõistetav, pakkuda välja versiooni, mis kataks ka korterite siseviimistluse just selle mõttega, et kui on mingisugused läbijooksud asjad, see konkreetse ühistu maja oli juba üle 20 aasta vana ja kusjuures ei tulnudki see kindlustusmakse niivõrd palju suurem, mis kattis ka siis korterite siseviimistluse selles osas ja kogu, peale vaadates kogu ühistu juhatus oli siis ka nõus võtma selle kallima kindlustuskatte ja kohe tuleb ka meelde, et 2 kuud peale selle uue poliisi kehtima hakkamist sattuski kohe mingi toruavarii ja 2 korteriomanikku olid kohe õnnelikud kindlustajad, kes siis said seda katet kasutada. Ja kate tuli? Ja tuli ja ma olen nüüd veendunud, et kuna seda remonti vist veel praegu tehakse, aga minu teada jah, need remondipakkumised aksepteeriti seekord, et tegemist oli püstiku ummistusega ja üks korter, mis oli tühi, siis sealt ajas kanalisatsioonitorust või WC-potist ajas siis nii palju üle ja alumine korter siis uputas ära, ehk siis oli 2 korterit, mis said, nii et selles mõttes tasus see nii-öelda väike lisakulutus praegu ilmselt paarile kliendile kuhjaga ära. See tualeti näide muidugi tuleb meile kõigile silme, et kõigis korterites, kõigis majades võib see juhtuda, aga vaatame nüüd ettevõtete kindlustusi. Kait, jälle sinu kogemused? Jaa, kahjuks ei saa jälle väga positiivseid näiteid tuua. Oledki meil see negatiivsete näidete tooja. Ja, et mulle meenub aastaid tagasi, äkki 15-20 aastat tagasi varastati meil ära kohvikoorem, et selle väärtus oli suurusjärk 60 000 eurot tänases vääringus. Kohvikoorem, siis kohviubade koorem? Me tõime Lõhpers-Liilaga kohvi, filtrikohvi Rootsist ja autojuhil siis sunniti autost lahkuma ja terve koorem kohvi sõitis minema. Ja kuna meie vedajal, see ei olnud meile endale kuuluv auto, vaid tegu oli ekspedeerijaga ja ütleme, see kate, siis temal sellist kindlustuskatet kohvikoorma jaoks ei olnud. Ka sealne rahvusvaheline nii-öelda Carnetiri kindlustusleping nägi vist kahju korvamist suurusjärk 1000 eurot, ütleme, suurusjärk oli selline. Igal juhul sellest umbes 24 alusest kohvist siis politsei suutis meile tagastada vist 3 alusetäit, ülejäänud oli jällegi turul ära müüdud ja me nägime sellest kohvist ja ka rahast und, aga 3 alusetäit saime tagasi, nii et positiivne lõpp siis sellele juhtumile. Aga kindlustus oli ju ka olemas? Kindlustus, meil ei olnud kindlustust, nii et see oli mulle hea õppetund jah, et tegelikult peaks olema ekspedeerija vedaja kindlustus. Meie grupis on täna ka selline ettevõtte olemas, Via Colmel Freight. Ma just kontrollisin üle, et kas meie oma klientidele, äriklientidele pakume vedaja kindlustust. Jah, me teeme seda, et meil on täna sõlmitud kindlustusleping vastutusega 500 000 eurot, ehk siis kui koorem sellises väärtuses pihta pannakse, siis meil on äriklientidele selline katte täiesti olemas. Aga see sõltub jällegi vedajast, ekspedeerijast, kui suure kindlustuskatte ta võtab. Üldiselt kliendid on täna haritud ja küsivad seda, et kui nad usaldavad oma kalli koorma vedajale, et kas vedajal on kindlustus, et seda üldjuhul ei pea siis klient ise eraldi kindlustama. Et tavaliselt, mida kliendid teevad, on siis kas see kaup laos, mida nad kindlustavad, mis iganes kahjude, kas on siis veekahju või tulekahju vastu, et seda peab juba siis äriklient ise tegema. Aga mul on ka nagu teine juhtum, mida Eestis ei ole võimalik kuidagi kindlustada, et see on selline juhtum, kui sul ettevõtte juhtkond paneb pihta kogu teenuse äri. Et minul on selline juhtum praegu kohtus. Sina olid siis selle ettevõtte omanik? Mina olin üks omanikest ja sa räägid siis tegevjuhtidest, kes olid siis teie töötajad? Jah,
täpselt nii ja nad olid ühtlasi ka omanikud, et nende käes oli suurusjärk 45% ettevõtte aktsiaid, aga tõenäoliselt oli neil ikkagi soodsam see ettevõtte pihta panna täies osas, mitte Viitad siis sa jagada. hetkeks ka, mis valdkonnas? See oli ekspedeerimise valdkond, jah. Et ettevõtte käive oli korralik, 20 miljonit eurot, ettevõtte kasum lähenes seal miljonile eurole. Nii et ettevõtte väärtuseks hinnati siis erinevate büroode poolt kuskil 6,5 miljoni euro kanti ja see juhtum on täna siis kriminaalasjas nende juhtide vastu kohtus. Kaua see juba kestnud on siis see protsess? No see protsess on kestnud kahjuks 2 aastat, et vargus kui selline, kus siis ettevõtte juhtkond koos kõigi töötajatega, 20 töötajaga asutas uue ettevõtte, see valmistati korralikult ette. Ja ettevõte, mille nad asutasid, töötab edukalt, kasumlikult, sest kaasa võeti kogu teadmiste pagasaga, aga ka kõik kliendid. Ehk kõik kliendid läksid rõõmsasti kaasa ja tulu on lihtsalt teises ettevõttes. Ja sellist äririski ei ole võimalik Eestis kahjuks ka mitte kindlustusliigina osta. Et kuuldavasti on selline asi võimalik Soomes ja Prantsusmaal. Kindlasti, et Prantsusmaal on selline nii-öelda klausel, et kui omanik saab ennast kaista sellise äririski vastu nii, et kui kaasa ei võeta rohkem kui 40% klientidest, siis on kõik okei. Ehk siis 40% võid varastada, 60% peab kindlasti jääma alles. Et meil sellist asja ei ole. Ja ma tahan öelda seda, et Eestis, kui kindlustusühistu üks tekib, siis kindlasti koos seadusandjaga tuleb sellised klauslid sisse viia, sest selliseid kahjukannatajaid ettevõtjad on Eestis väga-väga palju. Ja sellise protsessi vastu, nagu meie praegu läbi käime 2 aastat nii-öelda kohturada, seda paljud ettevõtjad ei ole ette võtnud, sest see on lihtsalt liiga kulukas. Kuna te olete ühe asutamisega ise seotud, siis saab ju kohe oma kogemusest rõhutada, et seda on vaja ja loomulikult see kindlustus ehk tuleb. Jah, kusjuures kui me ei ole sinuga sellest varem rääkinud, aga nüüd, kui sa tuled seda nii-öelda lauale tõstsid selle teema, siis mul tuleb täpselt sama temaatika ette mul minu pinginaaber, kus juures kas äkki 3-4 aastat tagasi samamoodi oma partneriga jagas maid ja nemad küll suutsid kohtuvälisele kokkuleppele saada, aga tegu oli täpselt samamoodi nii-öelda klientide vargusega või siis firma ärastamisega. Jah, tegemist oli siis tehnika hulgimüügifirmaga ja seal kuidagi neid arveid esitati risti-rästi ja see asi oli päris inetu, aga nad suutsid kohtuväliselt kokku leppida sisuliselt, siis oli nagu tegemist ühe osapoole väljaostuga, aga see läks teisele päris palju maksma, ilmselt see kindlustuse variant oleks siin isegi aidanud. Aga Tõnu, sinu kogemused ettevõtjana? Jah, minul on, ütleme siis kinnisvara arenduse poole pealt mõned jutud ja õnneks need on lõppenud mulle positiivselt, kuna kindlustusjuhtumid on juhtunud tavaliselt mingitel poolikutel ehitustel ja see on siis tavaliselt olnud või ongi peatöövõtja kindlustuskate, mis seda katab, aga ükskord läks päris nibin-nabin, nagu öeldakse, et mingi tornkraana, mis kukkus sinna maha ja projektijuht tuli liigise näoga ütles, et eelmine nädal sai õnneks ära makstud see arve. ja selles mõttes see kahjukäsitlus oli okei ja tegemist oli kusjuures suure kontserniga ja siis nad veel mäletan saatsid teistele projektijuhtidele ka nagu ringkirja, et kontrollige mehed oma kindlustused üle, sest mõnedel on, nad üldiselt sõlmivad, aga mõnedel on tihtipeale seal võib-olla veel maksmata ja kui on objekt värskelt alustatud, siis ütleme siis tornkraana püstitamise suurem risk on just, et mehed tulevad nagu kohale
ja ei pane hästi korralikult seda seal kuhugi kinni, nii et see kukub tavaliselt esimesel päeval püsti, kui ei ole mingit, kukub pikali esimesel päeval, et kui ei ole jah, ja siis kas siis projektijuht on jõudnud juba arve ära maksta, sest tavaline tase on ju kindlustusel seesama peenike kiri teisel pool, et kui sul võib see poliis isegi ju olla meilipostkastis, aga sul arve tasumata, siis kõik ehitavad õlgu, eks ole. Aga selles situatsioonis läks nagu õnneks, et see arve sai vist 2 päeva varem ära makstud ja ei olnud probleemi kahjukäsitlusega. Need on drastilised näited ja ikkagi tundub esmalt, kui seda juhtumit kirjeldada või need juhtumid kirjeldada, et need on ju täiesti klassikalised kindlustusjuhtumid ja siin ei saa midagi halvasti minna või valesti minna, kui kindlustus on olemas, aga näete saab. Aga mida üks teeks siis teisiti? No ma arvan, uus tulija vaataks üldse turule nagu uue pilguga, et kuidas turgu võita ja millised kindlustusliigid ka täna turul üldse puuduvad. Et ma siin ühest juba teile mainisin. Ma olen kuulnud samamoodi, et ka jahimeeste liit, kes on üks asutajaliige, tunneb ka turul, et nende klientide liikmete jaoks on teatud tooteid puudu turul. Ma tuleks veel selle juurde, et me ei ole mingit traditsiooniline startup, kes tahab luua ühe suure äri ja siis see kiiresti maha müüa. Ei, me tahame luua kindlustusühistut ise endale, ehk meil on seda vaja täna ja meil on vaja seda 50 aasta pärast ja 100 aasta pärast. Ehk siis me pakume võimalust kindlustajal olla kui omanik, et sellist olukorda Eestis pole siiani olnud. Keegi ei ole pakkunud vähemasti minule mitte IFI omaniku staatust või Swedbanka PNC Insurance staatust. Samamoodi ei ole mulle Salva omaniku staatust pakutud siiamaani, et kindlustusühistu seda pakub. Ma hea meelega võtaks selle vastu ja teeks ära ja kindlasti rõhutan, et selle liikmete jaoks on välja pakutud ka liikmeboonus, et seda teeb ka tegelikult täna Tuleva, et kui sa panustad kapitali, siis on sinu jaoks esiteks kindlustustooted soodsamad. See on tegelikult ju liikmete enda otsustada, kuidas me seda tulu jaotame, kas me jaotame seda liikmetele läbi kasumi, läbi parema hinnastuse. Et need valikud seisavad meil ees ja tegelikult äriplaanis on väga selgelt ka kirja pandud, kuidas me soovime ütleme seda kindlustusraha jagada, et hüvitisteks on planeeritud 75%, tegevuskuludeks 20% ja kasumiks 5%. Et see võib-olla kasumi ootus nüüd omanike jaoks on see kõige väiksem number ja seda kindlasti oleks võimalik tõsta, sest praegu turul olijad kindlasti ei piirdu 5%-ga, vaid see vahemik, nagu ma ütlesin, oli seal 10 ja 27% vahel. Ehk siis meil on võimalik ka kasumlikkust nii-öelda tõsta, aga tegevuskulud peame hoidma madalal ja ma arvan, et täna turule tulijal on võimalik valida kõige kaasaegsemad ja innovatiivsemad tehnilised lahendused, mobiilsed kindlustusvõimalused, et kindlasti seda me hakkame tegema siis, kui meil on raha koos. No kõlab kõik väga hästi, oleme omanikud, kindlustatakse kõik kahju saab hüvitatud, aga ka üks on ikkagi ju äriettevõte, ilmselt tuleb ka sinna see peene kirjaga tingimuste kogu lepingutele juurde. Elus võib juhtuda palju asju ja inimesi on ka erinevaid, kõik ei ole ka ühe omanikud. Millegi eest peab ju firma ka ennast kaitsma kuidagi. Jah, kindlustus selles mõttes ju töötab. See ei ole päris nii, et nüüd paneme kapitali sisse ja me riskime nagu 100% selle kapitaliga, et kindlustus mudel on selline, et sa võtad teatud riskid ja need sa kindlustad omakorda siis edasi suuremate firmade juures, kes on siis nii-öelda edasi kindlustajad. Ühe puhul on siin räägitud Šveitsi firmadest, need ongi maailma suuremad firmad, edasi kindlustajad, reinsurance'i pakkujad. Täpselt.
ja ehk see risk ei ole nagu absoluutne, ehk siis et kui meil oleks siin see 4,5 miljonit või mis iganes koos ja me seal kindlustame laeva väärtusega 5 miljonit, et me siis paneme nii-öelda kõik ühele kaardile, eks ole. Et see töö selles mõttes on kenasti edasi kindlustatud ja suuresti on vaja seda esialgset mahtu, et just need samad püsikulud ära katta ja sealt on lihtsam edasi minna, kui see püsikulude tase on saavutatud, nagu me plaanisime, kas oli 3. aastaks või? Et kaitselist peene kirjaga tingimust esitamist siis ei tulegi või? Ma arvan, et tuleb ikka, aga see lihtsalt kaasneb ju tänase äriga, tänase ettevõtlusega, et peab olema kõik nagu sätestatud, mis tingimustel, kuidas, sest ikkagi peab ennast ka firma ja ettevõtte millegi eest kaitsma. Jaa, aga lihtsalt need kindlustustingimused peavad olema väga selged ja arusaadavad ka kindlustusvõtjale ja ma võib-olla ütleks teise nagu lohutuse liikmetele ja omanikele, et võtke seda siis niipidi, et kui te kindlustuskahju saate ja teile kindlustuskahju välja ei maksta, siis te olete ikkagi selle ettevõtte omanik, et te olete selle kindlustusraha sinna ühistusse maksnud, see on läinud ka teie enda hüvanguks ja kas on siis see väike kiri kuidagi halvasti teile selgeks tehtud või te olete sellest valesti aru saanud, aga see kindlustus, ütleme, kahju ei ole läinud välismaale, et see on jäänud ühistusse sisse ja liikmete hüvanguks, nii et loodetavasti selle kahju saate siis dividendina või selle väikse osana tagasi. Jah, loodame, et pigem suudame tekitada situatsiooni, kus nii kindlustusvõtjad on teadlikud ja informeeritud ja mida vähem seda väikese musta kirja lugemist on vaja, seda ilmselt paremaks. Ja ma lisaks siia juurde, et meil rääkisime ennem korteriühistutest näiteks, et Eesti Korteriühistute Liit on kindlustusühistu üks asutajaliige, omanike keskliit. See juba ise koondab 10 000 inimesi enda all ja neil on päris kindlasti selge ülevaade, millist kindlustustoodet nad ootavad. Nad ju igapäevaselt, iga aasta kindlustavad oma vara ja ma arvan, et me saame sealt väga hea sisendi, mida klient täna ootab ja teeme sellise kindlustustoote, mis neid rahuldab. Meie jutust on käinud läbi sõna usaldus juba päris palju ja kindlustusäris ja üldse ettevõtluse ja äri puhul ja turul olevate asjade ostmise puhul ikkagi kaasneb see usalduse teema. Ühel on nüüd selline raske ülesanne, et teda veel nagu ei ole ametlikult olemas ja te peate nüüd ette juba hakkama usaldust üles ehitama. Jah, see usalduse teema on ilmselt kõige olulisem siin. Tuleva puhul te rääkisite, et te vaatasite nimesid, kes selle asutajad olid ja et Eesti enda ettevõtmine ja tekkis juba usaldus. Ühe puhul on ka tuntud asutajad, Eesti oma ettevõtte, mis veel tagab usaldusväärsust? Jah, ega ilmselt tegevus, aga kuna veel ei ole tegevust alustanud, siis on tõesti selles mõttes me nagu palume tulevaste omanike ja osaliste käest veidi usalduskrediiti ja ilmselt üritab üks seda ka siis oma tegevusega hiljem põhistada. Et minu ajaloost kunagi üle 20 aasta tagasi ma mäletan, töötasin pangas ja kutsuti, siis oli toitlustuskontsern ETFC, asutas investeerimisfirmat, mulle tehti ettepanek sinna juhatajaks tulla ja ma kasutasin seda võimalust ja ETFC-l oli laias laastus väga palju raudu tules ja üks kusjuures nendest oli kindlustusfirma nimega Ühiskindlustus. Et kui me olime selle ETFC nii-öelda grupi investeerimisfirmas vist juba aastat 1,5 töötanud, siis tulid kodanikud minu juurde, ütles, et kuule, et meil selle ühiskindlustusega
nagu väike mure, et äkki saad aidata ja ma tõesti komandeerisin ennast sinna vist äkki 3-4 kuuks nii-öelda, kas nüüd siseaudiitorit või sisekontrolli tegema, mis ühest küljest oli mulle endale väga kasulik, ma sain teada täpselt, mis asi on aktuaar ja kes on underwriter ja mismoodi toimub edasikindlustus aga kahjuks ka selle 4-kuulise perioodi lõpul pidin ma tegema siis omanikele sellise ettepaneku kindlustusfirma juht siis viisakalt öeldes puhkusele saata, sest tema tegutsemine selles firmas lõppeski pankrotiga põhimõtteliselt pool aastat hiljem, et see on väga oluline ja ma arvan, et meie juhtkond peab kindlasti suhtuma asjasse täie tõsidusega ja vältima selliseid situatsioone, kus seal seda kindlustusfirmat nagu oma rahakotti käsutatakse, et see oht on olemas, jah. Komistuskivid on teada. Vaatame nüüd juhtkonnast allapoole. Kait, sa rääkisid, et kui kindlustust osta, siis kõigepealt tegeled maakleriga ja siis on kahju käitleja ja käsitleja seal hiljem ja erinevad isikud, väga suured firmad. Kuidas üks nüüd konsolideerib oma tegevust? Üks teema, millest on räägitud, on see, et digitaalselt hakkab palju toimuma, et kulusid kokku hoida. Kuidas ühe mudel hakkaks välja nägema, kui me nüüd sealt juhatusest allapoole vaatame? No, kui ma olen õieti aru saanud, siis tegelikult kindlustusmaaklerid on väga oluline nagu lüli selles asjas ja kahtlemata on kindlustusmaakleritel kergem müüa kindlustustooteid iseenda liikmetele. Et me ei pea otsima kliente turult aktiivselt reklaamima, meil on selleks olemas tegelikult siis liikmete, ma pean silmas siis Põllumajandus-, Kaubanduskoja, Omanike Keskliitu, Korteriühistute Liitu, Talupidajate Keskliitu, Hoiu-laenuühistute otseposti nimekirjad, et liikmetel endal on huvi kasulikku infot levitada, ehk see hoiab meil kokku siis igasuguseid reklaami- ja turunduskulusid ja meie müügikulud üldjuhul peaksid selle võrra olema soodsamad, et ega see väga lihtsalt selgitades nii ongi, et kindlustusseltsidel on vaja leida kliente ja mida soodsamalt sa seda suudad teha, seda parem kindlustusseltsile. Jah, üldjoontes olen nõus ja sellise otsepostituse nii-öelda puhul võib-olla seda nii-öelda maakleri funktsiooni seal vaja isegi väga vahel ei olegi, et saame otse... Digitaalselt? Jah, põhimõtteliselt. Ja kindlasti tagasisidemena ka, et kui on mingi kindlustusliik, millest omanikud ja nende liitude osalised omakorda on huvitatud, et siis võib-olla saab pakkuda mingit toodet, mida võib-olla praegu turul ei ole või mis on, aga ei vasta päris nendele nõudmistele, mida kliendid sooviks näha selles kindlustuses. Ma ei ole päris toodete spetsialist, aga ma usun, et me peaks tulema turule ka võib-olla mingisuguse tootega, mis natuke on unikaalsem. Aga eks juhtkond pakub välja. Mul on jäänud meie podcastidest kõrva veel üks termin, ringsüsteem, et paljud kindlustused, mis praegu turul on seotud suurpankadega, mis siin Eestis on, kas ka üks hakkab olema kuidagi seotud selles ringis mõne pangaga? Või täiesti eraldi? Minul on jäänud täna selline mulje, et me vastupidi just sinna ringi täna kuidagi ei saa. Et meid hoitakse sellest ringist väga eemal. Kas see ei tekita kõhedust? No see kindlasti tekitab. Minus ei tekita kõhedust sellepärast, et see on loomulik turukaitse olukord, et kahtlemata... Ilmselt kohe tulevad siis ka sellised ühe vastased sammud. No jaa, praegu kapitali meil koos veel ei ole, nii et vaadatakse niimoodi kõrvalt veel passiivselt, aga me ei välista, et kui me tegevust alustame, siis aktiveerub ka konkurents
ja kindlasti on pankadel siiski huvi oma kliente hoida iseenda küljes, et kui ikkagi pangalaenu lähed küsima, siis kahtlemata müüakse ka kindlustustoode selle sama kliendile seal samas kontoris maha, et nendele klientidele on meil väga keeruline ligi pääseda otse, küll aga jällegi läbi korteriühistute liidu, et me soovime olla partner nendega ja kindlasti teha oma konkureeriva pakkumise kõrvale. Aga täna me selgelt näeme, et ega ükski pank, kellel ütleme ka aasta tagasi oma kindlustusselts ei olnud, meid jutule ei võtnud, et oleme koputanud ustele ja pakkunud koostööd, aga keegi pole vedu võtnud siiani. Ja sarnane teema oli ju Tulevaga, et kui just see Paide arvamusfestival siin sai läbi ja kui ma ei eksi, siis äkki 3 aastat tagasi seal samas vist arutati ka seda Tuleva teemat, kus siis panga juhid või panga nende pensionifondide juhid tagusid, ma mäletan, kõvasti rusikaga vastu rindu ja ütlesid, et ei, siuke asi ei ole võimalik nii odavalt teenust pakkuda. SEB oli vist minu arust üks konkreetne ja ennäe imet vist isegi ennem kui Tuleva sai samamoodi oma kapitali kokku, oli ka pankadel ja SEB-l vist esimesena lausa madala kulukusega indeksifondid täitsa olemas. Ehk see vastupropaganda töötas seal täiega ja oli natuke isegi groteskne vaadata, kuidas need samad kodanikud, kes 3 kuud varem tagusid seal vastu rindu, ütlesid, ei ole võimalik, tegid selle asja vupsti ära, kui see konkurents nii-öelda nõudis. Aga jah. Ja minu arvates on neil põhjust ka karta, sest kindlustusühistud jällegi Lääne-Euroopas on nende turuosa 40% juures, nii et see amps sellest pirukast võib olla päris suur ja see ei juhtu kindlasti esimestel aastatel, et ka kindlustusühistu üks äriplaan näeb ette, et see juhtub 20 aastaga, aga meil kindlasti on plaan see suur tükk kindlustusturust ära võtta. Räägime seda juttu mõned päevad enne Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Ja ikkagi siis Eesti aspekt ühistu juures. Kuidas Eestis ei ole 30 aasta jooksul oma kindlustusühistut tekkinud? Kuidas on võimalik, et turul on selline tühimik olnud? Tühimikku ei ole olnud, aga me võime kujutada ette, et see ühistu oleks võinud turul olla ju ka varem. Ma arvan, et siin peaks märkima paberile kõigepealt sellise nime, kes selle olukorra muutis, Tarmo Lääne tegelikult, et tema on üks asutajaliikmeid ja idee autoreid, et tema tegelikult tahtis selle idee realiseerida, aga kahjuks Eesti seadusandlus ei lubanud kindlustusühistute teket, et seadusesse ei olnud seda kirjutatud ja tema oli see, kes selle teekonna ette võttis ja ka parlamendis erinevatele poliiterakondadele seda ideed tutvustas, et inimestele peab andma võimaluse kindlustusühistut luua. Ja tal 2 aastat tagasi see ka õnnestus, et see oli ikkagi väga pikk teekond, ma tean, see võttis ligi üle aasta aega, aga otseselt ka keegi ei osanud mingeid vastuargumente seada ja nii et nüüd neid takistusi ei ole. Ja läbi, kui seda takistuseks nimetada, ehk siis see vajalik kapital ju veel ikkagi on ja see tuleb kokku saada ja ilmselt ta ei ole üldse mitte väike võrreldes mõnede teiste välismaiste seadustega, kus seda nii palju üldse vaja ei ole. Eesti turg ei ole ka samas üldse nii suur, eks ole. Nii et seda viimast koerasaba me nüüd üritame siin kuidagi ära klattida. Ja me oleme teinud selliseid kalkulatsioone, et me võime proovida siis turult leida nii-öelda 10 000 inimest, kes panustaks suurusjärgus 500 eurot iga üks, eks ju, et ma ei tea, kas see tundub reaalne, pealtnäha võib-olla tunduks isegi, aga teine lähenemine on, kui me võtame Eesti dividendi topi ja küsime 350 inimeselt seal 20 000 eurot, oleks jällegi raha koos, et minu üleskutse olekski, et me vajame tegelikult mõlemaid, vajame nii-öelda reakodanikke, vajame ettevõtlikke, aktiivseid ettevõtjaid, et tulge appi nii raha panustades kui ka organisatsiooni panustades, et ikkagi kodanikuühiskonnas igas kodanikul võiks olla 1 või 2 vabatahtlikku tegevust, et
meie siin Tõnuga oleme sellised vabatahtlikud, et astuge ka ridadesse ja kindlasti on igal inimesel võimalik panustada mingil moel kindlustusühistu asutamisse. Et seda me väga ootamegi, et neid tuntud usaldusväärseid inimesi tuleks organisatsiooni juurde. Selle mõttega, selle üleskutsega täna lõpetamegi. Stuudios olid ettevõtjad Kait Liinev ja Tõnu Soodla. Mina olen vestluse juht ajakirjanik Neeme Raud ja kindlustusühistu teemalistes podcastides kohtume teiega üsna pea. Aga aitäh teile, Kait ja Tõnu. Aitäh. Aitäh.